Teil hakkab kuskilt otsast see peale, aga see, mis kõik enne tegite, kus huviringides te käisite, kui te olite, ma ei tea, lasteaias, koolis, mis koolis te õppisite, ka see on tegelikult karjäär, kõik, mida sa teed oma elus, on karjäär. Ka see, kui noormehed lähevad kaitseväkke, see on karjääri osa, kui tüdrukud või naisterahvad või tegelikult ka ju mehed täna jäävad lastega koju, ka see on absoluutselt üks karjääri osa. Et me peaks seda ikkagi rohkem teadvustama, et karjäär ei ole ainult töö ja karjäär ei ole ka ainult see, et ma teen raha eest tööd. Et ka kõik see vabatahtlik tegevus. Tere tulemast kuulama meie podcasti Tudengid ja Mikker. Minu nimi on Andrus. Minu nimi on Käti ja tänases episoodis me räägime karjäärinõustamisest ning kuidas oma valikuid teha haridusteel ning karjääri planeerimisel. Räägime lähemalt sellest, millega karjäärinõustaja tegeleb ning et millistes olukordades tema juurde tuleks pöörduda ning kuidas saab ta tudengielu toetada nii õpingute ajal kui ka tööellu sisenemisel. Ja selleks on meil külas Karjäärikeskuse karjäärinõustaja Marika Ojanurme, Tere! kes aitab meil siis neid teemasid avada ja praktilisi soovitusi jagada. Tere tulemast! Tere, tere! Nii, hakkame siis kuskist otsast peale. Millega üldse karjäärinõustaja täpsemalt tegeleb ning et kuidas ta siis inimesi toetab? No kui nüüd võtta selline klassikaline siis mõte või info, et karjäärinõustaja aitab inimesel teha siis teadlikuid töötamise ja õppimise valikuid. Aga sinna vahele muidugi mahuvad ka kõik muud asjad, sest et lisaks töötamisele, õppimisele on ka need elulised asjad. Ja nüüd ongi see küsimus tihtipeale, et kuidas need elulised asjad ja siis need töö- või õppimisalased tegevused, no nad võivad ka koos olla, et kuidas need siis omavahel kokku sobituda. Et mõnikord need valikud ei olegi nii head, kui võiks loota, aga siis me vaatamegi sellist lühemat ja pikemat perspektiivi, et mida saab täna ja võib-olla mis on aasta, 2-3 pärast need võimalused, et jah, paneme paika tänase olukorra ja siis vaatame, mis edasi saab. Ja siit edasi liikudes siis nüüd tuleb see kandideerimiste aeg just, et siit ka küsimus, et kuidas valida siis enda jaoks see õige eriala, olenemata sellest, kas oled otse gümnaasiumist või siis nagu hilisemas eas tuled õppima? See on alati selline $1 miljoni küsimus, et võin öelda nii enda kogemusest, oma tutvusringkonna inimeste kogemustest, et neid, kes lähevad õppima nagu 101%, et see nüüd on ainult minu, väga vähesed tegelikult. Et aga, ja me peame arvestama sellega, et see, mis ma täna valin ja see, mis 5 aasta pärast on, võivad olla väga 2 erinevad asjad. Et esiteks see mõte ära võtta, et mis nüüd see õige, et see nüüd on, jääbki minuga kogu eluks. Ma võtaks kohe selle maha. Teine asi on see, et tulebki vaadata, mis on minu tänased huvid, mis mulle meeldib, mida ma teen vabal ajal, kus ma nagu rohkem suhestun. Ja võt selle järgi ikkagi vaadata. No õnne peab ka olema, eks, sest et midagi ei ole teha, ma võin olla jube hästi mingeid asju teha, aga kui ma konkureerin, ma ei tea, 100 teise inimesega, kellel on kõik 5 on ju, ja mul on seal 1-4, et siis ilmselgelt see võib mõjutada. Aga pigem jah, ikkagi see on iseenda tunnetus, et kuidas mina tunnen või kus ma tunnen ennast kõige paremini. Sest teie olete tudengid, eks ju, ja mäletan mina oma tudengipõlvest ka, on aineid, mis ei meeldi. Neid on alati, jah. Neid on alati, eks ju. Nii et me ei saa nagu võtta seda, et see on ainult 101%, nüüd on kõik õige. Jätke alati ruumi. Et kui ongi, mul just tuligi endal see gümnaasiumi aeg tuli meelde, et siis oli ka hästi palju nagu erinevaid mõtteid. Igale poole saatsid neid kandideerimisi, et mul oligi, kuna mul on see sporditaust, et ma mõtlesin minna kehakultuuri õppima, ajakirjandust õppima,
praegusel hetkel siis õpin seda noorsootööd, siis ma ka noorsootöösse kandideerisin, et jah, ma arvan ka, et tegelikult olekski inimesel vaja nagu sellist paindlikkust oma eriala valimisel, et kui sa nagu valid ühe eriala, siis see ei pea olema eriala nagu for life või nagu nii-öelda, jaa, absoluutselt. nii-öelda selle nii-öelda elu jooksul sul võib tekkida ka palju teisi muid huvisid, et kui näiteks näiteks, et mul enda õe puhul on näiteks see, et ta läks majandussuunda, läks õppima, aga nüüd teda nagu tõmbab rohkem selline inimese bioloogia, anatoomia suund. Ta küll ei ole seda õppima läinud, aga kui me oleme omavahel suhelnud, siis on nagu näha, et tal on nagu päriselt huvi selle vastu või üldse nagu see füsioteraapia või selline et jaa. Jah, et peabki arvestama, kui noored räägivad, et oi, et mul on nii palju huvisid, mis teha. Hakka siis kuskilt peale. Eesti Vabariigis on siiamaani võimalus ikkagi mitut eriala õppima minna, küll nüüd teatud, perioodi tagant, aga sa ei pea nagu mõtlema seda, et okei, kui sa oled arsti õppima näiteks, et siis see on nagu päris pikk protsess, aga üldjuhul ikkagi on maksimum 5 aastat, eks ju, kui me räägime magistrist ka, aga isegi on see, et väga tihti mõned magistriõpped võimaldavad sul astuda sisse praktiliselt ükskõik millise baka pealt. Ja siis veel kutseharidus ka sinna juurde, et jah, et ärge mõelge ennast sinna kinni, et nüüd on nii ja nüüd nii jääbki. Ei jää, et sa saad teha neid muudatusi, et ma saan enda pealt ka öelda, turismitöötluskorraldus, organisatsiooni käitumine, nüüd läbi siin andmeanalüüsi koolitusena. Natuke kõike. Absoluutselt. Et see ainult, ma arvan ka, et see vist ainult nagu rikastab, et mul oli ka enne ülikooli, kui ma ei saanudki esimene aasta ülikooli, ei saanud peale gümnaasiumi, et siis ma valisin ka kõrvalerialana, läksin ametikooli, läksin maalriks õppima. Eluks selline vajalik oskus, et mida nagu vaja. Mul oli samamoodi, et mõtlesin ülikooli ei saa, nii, siis tuleb kutsekool. Et minu eesmärk oli minna õppima tookord, kui mina neid valikuid tegin ja nagu me siin alguses rääkisime, et siis ei olnud internetti niimoodi, et pididki käima koolis ja lugesid seina pealt, mis erialad on ja siis mõtlema, et kas mulle meeldib või ei meeldi. Et täna on ikkagi oluliselt rohkem ka võimalus süveneda ju, õppekavad on üleval, inimeste lood on üleval, mida nad on õppinud, miks nad on õppinud, kuidas neil on läinud ja see õe näide, eks ju, et võtame siis meie staararsti, mul nüüd nimi ei tule kohe meelde, kes oli ka ajakirjanik ja läkski arstiks õppima 38-aastaselt. Päris äge. Nii et mina arvan, et siin on see iseenda piiramine, me ise piirame ennast, et kas on seda vaja. Jah, aga kui aktuaalne nagu see on, et need, kes tahavad otse gümnaasiumist minna ülikooli ja neil on nagu kindel eriala, mida nad nagu päriselt tahavad, aga seal konkursil on nii palju neid, kes tulevad hiljem ülikooli ja neil on seda kogemust, mille põhjal võetakse siis neid, kui neid, kes tulevad gümnaasiumist, kes tahavad seda päriselt õppida, aga neil ei ole seda kogemust. No see on nüüd küsimus ülikoolide vastuvõtu nii-öelda komisjonidele, eks ju. Ja et kuidas nad nüüd neid asju jaotavad, on keeruline, eks ju öelda, on ju erialad, kus on sisseastumisvestlus, on neid erialasid, kus ei ole. Aga kui võtta nüüd niimoodi, et ma olen gümnaasiumi õpilane, ma tahan õppima minna, ma ei tea, võtame mingi täiesti suvalise eriala, maastiku arhitektuuri näiteks, ja mul on näiteks kõrval siis kandidaat, kes on võib-olla maastikukujundust juba õppinud või tal on juba, ma ei tea, mingit aeda kujundanud või mis iganes. Et kui see maastiku arhitektuur mind huvitab, eks ju, juba õpilasena, võib-olla siis on mõistlik leida mingisuguseid väljundeid, kus ma saaks seda katsetada. Kõige lihtsam on kas või see sama malev, et lähengi teen heakorratöid, eks ju, et juba saan midagi. Et nii te toote praegu väga vahvalt selle sisse just selle praktilise poole, et mis ka tööturul on hästi-hästi oluline. Et kui mul on midagi näidata, see võib olla ka mingi kodune tegemine, ma ei tea, tegin sõprade vanemate ettevõttes mingit tööd, raha ei saanud, vabatahtlikuna midagi, see on kogemus, et julgege näidata seda kogemust siis.
mõnikord see, et no keegi sinust kõrval on, kes on vanem, kellel on kogemus, aga võib-olla see tema kogemus ei ole piisav, võib-olla see on teisest valdkonnast, võib-olla ta ei oska ennast hästi väljendada, et seal on nagu nii palju asju. Ja ma olen lihtsalt seda hästi palju kuulnud, nagu et kui käivad sisseastumiseksamitel, siis näevad ka, et nagu on, et vähe on neid, kes on gümnaasiumist ja siis võetaksegi neid, kes on nagu, kellel on rohkem kogemust. Ja siis see, kes tahtis lõpuks, siis ei saanudki. Sest et mul oli vaheaasta peale gümnaasiumit, sest ma ei saanud ühtegi kohta sisse, kuhu ma tahtsin. Aga siis ongi see, et mis sa selle vaheaastaga peale hakkad, on ju? No ma käisin koolitusel. Et siis tuleb mõelda, et mis ma saan siis teha, et ma oleks nagu natuke parem kandidaat. Aga samas see motivatsioon, see visioon, mida sa sellega peale tahad hakata ja kui palju sa sellest erialast tead, ka see mängib hästi suurt rolli, ma usun. Et mitte nii, et tere, tahan tulla kooli. No tahaks seda, tundub vist huvitav ja tahaks seda kõrghariduspaberit ka kätte saada, et sellega vist enam täna kaugele ei lenda. Jah, aga ma küsiks siit kohe järgmise küsimuse, et kui sa oled ülikoolis üliõpilasena ja sul tekib tunne, et sulle see eriala ei sobi, et kuidas aidata end selle otsuse tegemisel, et näiteks, et okei, et ma nüüd tahaks ära minna või tahaks siis võib-olla mingit muud eriala valida? No ülikoolides on olemas ju õppenõustajad, eks ju. Et kõigepealt ma soovitan ikkagi selle inimese juurde pöörduda ja noh, siit võib ollagi seesama, kui me alguses rääkisime, et noh, millist eriala valida. Et valesid valikuid väga palju teha tegelikult ei saa, sest alati, noh, me rääkisime sellest, et on aineid, mis sulle ei meeldi, aga kindlasti on sul aineid ka, mis sulle meeldivad. Aga vaata siis seda võimalust ka, et kas sul on võimalus mõni aine välja vahetada, mis sulle ei meeldi. Üldjuhul ju seda nii-öelda vaba ainetena ju ülikoolid pakuvad. Proovi siis niimoodi seda oma õppimisteekonda natukene kujundada või muuta. Võib-olla aga pead olema valmis selleks, et sul ongi rohkem aineid, sa teedki rohkem ainepunkte. Aga see on see küsimus, mis on sinu eesmärk. Sest lihtsalt see mõte, aga mulle see üldsegi ei sobi või mulle ei meeldi, selle pealt, see on emotsioon. Ja kui selle pealt lihtsalt minna nagu ära, siis ma ei arva, et see võib-olla hea mõte on kõigepealt ikkagi kaalu, mis sulle meeldib, et proovi seda positiivset poolt hoida ja proovi leida neid lahendusi, et sa saaksid neid positiivseid kogemusi juurde. Sest negatiivselt tuleb niikuinii. No see on paratamatus, et nagu sa enne ka mainisid, et ongi neid aineid, mis ei meeldi ja sa peadki sellega nagu suutma toime tulla. Ja nüüd, kui sa mainisid, et asendadki võib-olla need selliste ainetega, mis meeldivad sulle rohkem ja mis annavadki sulle seda positiivset emotsiooni. Et see on see, millega me saame ennast aidata. Aga seesama, et kui tudengid mõnikord tulevadki, et õppisin väga vale eriala või see ei meeldi või et tegelikult me peame keskenduma sellele, mis meile on meeldinud. Sest negatiivse suhtumisega me ei jõua niikuinii kuhugi. Et meid aitab edasi positiivne. Ma ei arvagi, et see peab olema selline näpud püsti, eks ju, ja selline tohutu aktivism. Aga selline mõõdukas positiivsus aitab iseenda vaimset tervist ka hoida. Et ma proovingi leida neid positiivseid asju ja teen siis ära need, mis tuleb teha, sest olgem ausad, tööelus on see väga tavaline, et sul on tööülesanded, mis sulle meeldivad ja siis on need tööülesanded, mis sulle ei meeldi. Ja eriti veel, kui sa oled siuksel junior levelil, siis pigem neid tüütumaid ülesandeid on tavaliselt rohkem, aga mida rohkem sa oled sisse elanud, saanud rohkem kogemust, seda rohkem tuleb ka neid ägedamaid tööülesandeid. Et see on analoogne, et ei tasu eraldada kuidagi õppimist ja töötamist, et nad on nüüd tohutult erinevad. Et jah, see mõõdukas optimism, ma ise arvan ka, et see aitab viia edasi ükskõik nagu mis valdkonnas ja mis situatsioonis, et jah. Kui oluline on üldse nagu õpingute ajal ka karjääri luua? Nagu samal ajal tööl käia sest et tegelikult õppimist on ju palju
mis võtab päris palju aega ära, sa pead hästi palju kirjutama asju ja siis samal ajal tööl käima, eriti kui sa oled noor just. Esiteks teeme sõna selgeks, selle sõna karjäär selgeks. Mis on karjäär teie jaoks? Mina arvan, et ta on selline nagu, ongi nagu teekond või et asjad, mis sa nagu läbid oma elus või nagu mida sa teed, olgu siis selleks töökoht, kus sa siis töötad või kui sa käid reisil näiteks, saad kogemusi, näiteks meie puhul ongi näiteks need Erasmuse reisid, õppereisid, et see on nagu, kus me nagu saame oma nagu seda karjääri luua nii-öelda ja saamegi, jah. Käti? Siuke tööalane teekond ja kõik see silmaring sellel teemal. Teil on nii vahvalt, teil hakkab kuskilt otsast see peale, aga see, mis kõik enne tegite, kus huviringides te käisite, kui te olite, ma ei tea, lasteaias, koolis, mis koolis te õppisite, ka see on tegelikult karjäär, kõik, mida sa teed oma elus, on karjäär. Ka see, kui noormehed lähevad kaitseväkke, see on karjääri osa, kui tüdrukud või naisterahvad või tegelikult ka ju mehed täna jäävad lastega koju, ka see on absoluutselt üks karjääri osa. Et me peaks seda ikkagi rohkem teadvustama, et karjäär ei ole ainult töö ja karjäär ei ole ka ainult see, et ma teen raha eest tööd. Et ka kõik see vabatahtlik tegevus, et nüüd küsimus oli see, et kuidas siis seda karjääri kujundada, eks ju. Et see oleneb nüüd hästi palju ikkagi tudengi enda võimekusest. Töökogemus tuleb alati kasuks. Ja see on küsimus, mis töökogemust ma tahan. Kas hästi lihtne, kui mulle meeldib inimestega suhelda, ma ei karda neid, siis üks päris hea elukool on ikkagi töötada kuskil klienditeenindajana. Et inimesed on väga veetlevad, nad suudavad väga huvitavaid olukordi tekitada ja kui ma suudan nendest nagu välja tulla ja neid olukordi lahendada, siis tegelikult see annab mulle hästi palju selliseid skille edasiseks eluks. On see siis kontoritöö, mis iganes, sellest on väga palju abi. Kui ma võib-olla tööle päris ei taha minna või ma tunnen, et see on natuke nagu too much, esimene aasta ongi ju ülikoolis üldse keerulisem, on ju. Et võib-olla, ma ei tea, mingeid ühistegevusi teiste tudengitega, on ju neid igasuguseid kooskondi ja kogukondi, mis on tekitatud, võib-olla seal kaasa lüüa, või siis tõesti täitsa nii-öelda out of the box on ka vabatahtlik töö. Et ka see kõik on võimalik. Ja muidugi, kui ma siia tulin, siis ma natukene mõtlesin ka, et see töötamise teema on hästi oluline ja rääkisin oma kolleegidega ka, et mis teemadega tudengid nende juurde jõuavad, et ongi see, et mul on töökogemus klienditeeninduses, aga tegelikult, eks ju, ma õpin, ma ei tea, inseneeriat või midagi, et kuidas see mind aitab, eks, et see aitab, see klienditeenindus on see suhtlemisoskuse arendus, aga samas ma tean, et mul on enda tutvusringkonnas inimene, kes, kui ta õppis juurat, siis ta tegelikult iga suvi otsis endale töökoha advokaadibüroosse sekretärina. See ei olnud see eriala, mida ta õppis, aga see oli see keskkond, kuhu ta läks. Et mõnikord tasub ka vaadata, et võib-olla see ametipositsioon on madalam, aga ma otsin endale näiteks töö või vabatahtliku töö võimaluse sellisesse keskkonda, kuhu ma edaspidi tahan minna. Et ka see annab selle connectioni sinna juurde. Ja, see on väga hea point. Vastasin su küsimusele. Mul on kohe selline nii-öelda jätku küsimus ka. See haakub selle eelmise küsimusega ka natuke, ma arvan, et kui tähtsad on praktikad õpingute ajal, et ühes küljest see on nagu kogemus ja see ongi nagu võimalus, et osaleda nii-öelda selles päriselus, et kui palju see tegelikult noorele tudengile uksi avab ja kuidas valida endale selline sobiv praktikakoht. On eks ju koole, erialasid, kus on praktika kohustuslik ja mõnikord ka kool aitab, eks ju. Super hea. Aga kõigile ei jagu kahjuks. Mida tööturg nõuab, olete töökuulutusi vaadanud? Jah. Mis seal väga tihti nõudmised on?
No hariduselt on keskharidus või siis juba kõrgkool. B-katt. Jaa, Ja see siis ka. on eesti keel, inglise keel ja siis väga tungivalt soovituslik vene keel. Aga töökogemus? Oleneb, mida vaadata, Jah, eks. Aga täna, noh, õnneks või kahjuks on tööturg täna selline, et kandideerijaid on tohutult palju, et selline 100 on juba tavaline, 100 inimest kohale, pigem on juba normaalsus ka see 200-300, eks ju. Ja siin COVID ajal vist oli kuskil oli lausa 1000. Et me peame arvestama sellega, et konkurents on suur. Ja kui me räägime, ja noh, seda te olete ka kuulnud, et juba IT-eriala tudengid, ka kutseõppe õpilased on hädas, et junior levelit ei palgata. Et see ongi see koht, et tegelikult see praktiline kogemus. Oleneb tööandjast, mõni tahab lihtsalt, et on kogemus, teine tahab erialast kogemust, aga noh, olgem ka ausad, ega alati neid erialase kogemusega inimesi tööturul ei ole. Et mida lähedamale sa saad selle praktika kogemuse või töökogemuse, on see siis suvel, õppimise ajal, seda kasulikum. Aga samas jällegi on see, et kui see eriala on selline, et sa mõtled, et noh, väga hea, et mul need teadmised on, aga selles valdkonnas ma töötada ei taha, siis palun otsi endale neid töötamise või praktika võimalusi siis juba, või noh, praktiliste oskuste võimalusi siis natukene mujalt. Et selline, jah, et näidata, et ma olen seda teinud, see on väga hea. Ja eriti veel, kui sa saad võib-olla praktika juhendaja endale soovitajaks, kes sul töökohal siis on olnud abiks, et see on ka kasuks. jah. Väga hea vastus. Sulle meeldis? Mulle meeldis, olen rahul. Super, jah. Ja et see õpingute ja töö ajal, et tudengid paljud käivad tööl, sest et noh, hinnatõus on päris korralik meil praegu ja noh, on vaja, eriti kui oled nagu kaugemalt ka, mina olen ju Lõuna-Eestist ja käin siia kooli, siis ongi see, et kuidas selle vahel leida ka see aeg, et nagu ennast hoida ka samal ajal. Et ülikooli koormused on suured, siis tuleb see tööalane, et kes käib täiskoormusega, osakoormusega, et see ikkagi võib minna paljuks, et seda läbipõlemist ei tuleks. Esiteks on see koht, et mis sulle meeldib. Ja see on jällegi ka tööelus samamoodi. Seda on hästi lihtne öelda, aga hästi raske teha. Omast kogemusest räägin. Aga leia see kas või tund aega nädalas, et sa saad teha seda, mis sulle meeldib või et sa saad välja lülitada. Ja see on isegi jumalast okei, kui sa võtad tund aega, lähed voodisse, tõmbad teki üle pea, scrollid lihtsalt. Sul on vaja ennast vahepeal välja lülitada sellest, mis toimub. Ja igalühel on oma teema, et mis talle meeldib. Et see on hästi teadlik aja võtmine. Et kunagi üks klient ütles, et tema teeb konkreetselt, temal on time blocking. Et ta blokib oma kalendris mingi aja ära ja seda ta ei anna mitte kellelegi. No okei, kui sa sinna arsti aja saad, eks, täna ei saa arsti aega ära öelda, siis ootad veel 3 kuud. Et jällegi mingid valikud. Aga mõistlik on see, et leida see hetk, kus sa saad ennast korraks välja lülitada, mis sind iganes toidab, kes käib metsas karjumas, kes käib jooksmas, kes käib tantsimas, kes käib, ma ei tea, talisuplust tegemas. Aga hoia see üks enda asi enda ligi. See aitab nagu sellist tasakaalu natuke säilitada. Nii, natuke töömaailmas ka. Et selline küsimus, et mis aitab kandidaadid teiste seast silma paista? Aitab silma paista see, et esiteks sa tead, kes sa ise oled. Sest kunagi ei tohi valetada. AI käest võib ka alati nõu küsida, aga siis tuleb ettevaatlik olla, eks ju. Mida ja kuidas küsida? Jah, täpselt. Et kui me räägime nüüd
hästi klassikaliselt sellest nii-öelda tööle kandideerimisest, siis vaata, mida tööandja soovib töökuulutuses. Ja vot, kui sul need oskused on olemas, siis sa näitad ka seda. Et sa toodki need sõnad ka välja. Et kui on, ma ei tea, kiire kohaneja, siis sinu CV-s on see kiire kohaneja välja toodud. Sest AI vaatab ka neid dokumente üle ja tema sünonüüme ju ei tea. Et ikkagi sa pead oma CV-d kohandama ja jällegi see sama koht, et kui tähelepanelik sa oled ise oma tegevuste osas, mida sa teed õppurina. Sest tegelikult õppurid ka, sa pead väga kiiresti tegelikult mingeid asju vahepeal ümber mängima, just sellepärast, et ma ei tea, tunniplaanist oli mingi muudatus, eks ju. See aja planeerimise oskus, mingi eksam, kontrolltöö liigutati, ma ei tea, ettepoole, tahapoole, sul on mingid muud asjad, eks ju, planeeritud. Oleneb, kui aktiivne sa oled, eks ju, et see tegelikult on ju kõik oskus. Aga pane tähele seda. Me võtame seda hästi iseenesest mõistetavalt. Et sellised asjad, et see karjäärinõustamise nagu baasasi ongi eneseanalüüs, ehk siis me kaardistame ära selle olukorra. Et hästi tihti just noortega on olnud see, et mis sulle meeldib teha? Ei tea. Mis sa vabal ajal teed? Ei midagi. Siis ma nagu küsin vastu, et mis vaba aeg tähendab seda, et lähed siis koju, oled jalad seina peale. Ei. No mis sa teed siis vabal ajal? No ma käin sõpradega väljas. Mis te teete sõpradega väljas? No lobiseme, ajame juttu, scrollime. Näiteks lähete ratastega välja. No vahepeal küll. Mis te veel teete? Vahepeal me mängime võrkpalli ja siis me lähme, käime, teeme neid. Tegelikult ma teen ju kogu aeg midagi. Aga ma ei mõtle selle peale. See käib nagu päris, nagu käib ka automaatselt juba. Ja, aga tegelikult sealt on need asjad, mida sa saad välja noppida, mida sa teed ja mida sa ei tee. Et istuge maha ja mõelge natukene. Ja ärge kasutage palun siis arvutit, kirjutage paberi peale ikkagi pastakaga või pliiatsiga või joonistage, et see aktiviseerib natuke rohkem seda aju ka, et trükkimine on jube hea ja siuke puhas tegevus, eks ju, aga lõppkokkuvõttes on see, et kui ma kirjutan, ma aktiviseerin rohkem oma enda aju ja palju rohkem tuleb siis asju meelde ka. Et ongi, kirjutadki neid oma need mõtted välja või millega sa nagu tegeled või ongi, nagu sa ütlesidki, et sa kaardistadki ära ja et oledki sina ise, et iga inimese nagu CV on ka erinev. Absoluutselt, jah. Et ju värbajad saavad väga hästi aru, kui AI selle sinu eest on teinud. See on väga lihtsasti arusaadav. Ja see ongi see, et mõnikord tullakse ka meie juurde, no nii, tehke mulle CV. No siis on see ju minu CV, mitte kellegi teise oma. Et ära lase teistel teha enda eest asju, sest et nad ikkagi tahavad või ei taha, see teiste touch jääb sinna külge, aga teised ei ole sina ja sina ei ole teised. Et siin on natuke sükest egoismi natuke vaja, ütleme siis nii. Et seisa enda eest. Täpselt nii. Ja et see CV-d, et mitte AI-l teha, aga mis erinevus on sellel, kui sa teed niisama siukese tavapärase CV või siis sa teed sellise veidike disainlikuma? Natuke fancy ma, jah. Tead, ega seal väga vahet ei ole. Oleneb, kuhu sa kandideerid. Et kui sa ikkagi tahad turundusse minna, siis võiks ju vähe selline disainitum olla. Aga lõppkokkuvõttes, mis on oluline, on see, et see info, mida see tööandja tahab saada, see peab seal hästi lihtsalt olema kätte leitav. Mis te arvate, kui palju on keskmiselt aega ühel värbajal, kui värbaja vaatab selle CV ülevaatamiseks? No ikka suht korraks saint. No mis see korraks tähendab? Anna mulle numbrid. No mingi paar minutit. Paar minutit? 5 minutit. 5-7 sekundit. Oi jumal küll. No. Nii et te peate arvestama selle loogikaga ja me loeme, kuidas vasakult paremale ja diagonaalis ülevalt alla, nii et tasub selle peale mõelda, kui dokumenti koostada. Ja see sama koht, et
pane palun dokumenti sisse ka kõik vabatahtlik tegevus ja kõik see pool, et hästi tihti ma nagu kohtan seda, et no jaa, aga see oli mitteametlik töötamine. No mis siis? Sa ju tegid tööd või sul on vähemalt see kogemus olemas. Palun pane see sisse. Sul on vabatahtlik tegevus. Palun pane see sisse. See on kogemus. Et minul oli ka, ma läksin 16-aastaselt tööle. Mitte keegi minuga töölepingut ei sõlminud. Aga see tegelikult jookseb mu CV-s niimoodi kaudselt ikkagi läbi, et mul on reaalselt see töökogemus olemas juba aastast väga ammu siis. Jah. Ma olen kuulnud ka seda, et on öeldud, et CV-sse ära pane nagu seda, mis selle tööga tegelikult kokku ei lähe. Jaa, et kui mina olen enda peas nagu sellise mõtte tekitanud, et see CV on nagu sinu skelett. See on hästi faktipõhine, ka, et eks ju, meil on need luud, eks ju, ja vot CV-s ka, et ma näitan ära need oskused, mis mul on ja mida tööandja nõuab. Less is more ja kui on midagi, mis hästi tugevalt on seotud selle soovitud ametikohaga, siis võib seda näidata. Aga ongi see, et me ei saa nagu, no vot nüüd ütleb Estonglish on ju, overloadida seda kõike. Et nad ei jaksa seda lugeda. Kas sa ise jaksaksid, kui sul on 100 CV-d ja siis nad kõik on sellised 3-4 lehekülge lohisevad või? Pane ise ennast värbaja kingadesse. Pigem ma arvan, ma vaataks neid CV-sid, mis on sellised jälle Estonglish catch'id või nagu, et ongi nagu, et see nagu Jah. Silmale on nagu ilus vaadata kohe, et need jäävad paremini silma kui see, et sul ongi kõik paksult rasvaselt teksti täis ja siis sa ürita nüüd leida, mis ta siis kõik teinud ära on. Täpselt nii ongi. Et see peab olema siuke efektiivne lugemine, ma saan kiiresti selle info kätte, mida mul vaja on. Ja vot siis on, kui on need kaaskirjad või motivatsioonikirjad nõutud sinna, ma saan rohkem panna. Aga see esimene dokument peab olema väga konkreetselt ära näitama seda, et ma oskan neid asju, mida nagu soovitakse. Ja siis on see, et kas õnnestub ei õnnestu. Ja loomulikult tudengite puhul ka, et teil ikka üldjuhul on juba sinna midagi panna ja oleneb ka erialast, et LinkedIn. Sellega tuleb väga tugevalt tegeleda, sest täna Eesti tööturul ka ikkagi väga-väga paljud tööpakkumised ongi LinkedInis ja need ei jõuagi kuhugi mujale. Aga võib-olla ma tahangi ainult remote'i teha. Inglise keelega ei ole tänapäeva noortel üldjuhul mingit probleemi. Remote tööd seal on nii, et kuna mulle endale jooksevad sisse, sest ma lihtsalt huvi pärast jälgin seda mängu, siis on seal ikkagi päris palju. Jah. Ma juba tahtsin küsida ka seda, et kuidas siis olla tööturul nähtav ja mis rolli mängivad CV ja LinkedIn, aga juba tuli vastus. Siis kas on mingeid soovitusi ka, et kuidas tööandja saab selle inimeseni jõuda? Nagu ma ütlesin, üsna palju tegelikult ongi see sama LinkedIn. Tegelikult tahame me ei taha sotsiaalmeediakontod, eks ju, mis meil on, et need on ka sellised kohad, et hoida siis need palun ilusad. Et me kõik teeme nooruses igasuguseid huvitavaid asju, aga kõike pole vaja üles panna, eks ju. Et kui sa tahad, et tööandja sinuni jõuaks, siis ka kommunikeeri seda välja. Et CV Keskus, CV Online, Töötukassa, see portaal, eks ju, hoia seal oma andmed värsked, asjakohased, aga jah, seal on see, et ta on natuke võib-olla üldisem, et ta ei ole nagu nii spetsiifiline, sest nagu sa küsisid ka, et kui mul on palju oskusi, et mis ma siis teen, et siis ongi see, et mida sa tahad, et nagu kõik teaksid, on ju, et võib-olla kõiki spetsiifilisi oskusi ei ole alati vaja kirjutada vaja. Ja kui sa oled aktiivselt tööotsingutel, siis ole valmis ikkagi vastama võõrastele numbritele. Midagi ei ole teha, et ära siis ignoreeri neid
ja emaili siis kontrolli ka ikka regulaarselt ja tore oleks, kui see oleks eesnimi punkt perenimi või a la midagi sellist, et mitte ma ei tea, tilluke lilleke 354 või midagi sellist, et siis on ka natuke veider, et ikkagi hoia kas või üks email, mis on sul selleks nii-öelda professionaalseks suhtlemiseks sõpradega, jumala eest, mida iganes. Võib kas või mitu emaili olla. No võib ju, ei ole keelatud, mina ei ole seda reeglitel kuskil näinud. Et võib-olla ongi parem seda nii-öelda järge hoida, et ongi üks selline ametlik konto. Jah. Aga muidu, kui nii-öelda tudengid ei tahagi siis lõpuks tööle minna, vaid tahavad ise midagi teha, et mis võimalused nagu selleks on, et ise midagi luua? Ettevõtlusega alustamine siis klassikalises võtmeseks. Nii nagu üks minu tuttav ettevõtja ütles selle peale, et see vastus on nimetuses ettevõtja. Et võta siis ette. Aga jah, et tihtipeale on see rahaline pool. Et nüüd Töötukassal jah, seda ettevõtluse alustamise toetust ei ole, et see nüüd lõppeski just märtsi lõpuga ära. Aga nüüd on siis EIS-il on mingi toetus, et seda siis peab nende koduleheküljelt lugema. Kindlasti on ju need erinevad Hooandja ja kõik need portaalid, eks. Aga mis on seal alati üks trikk, on see, et sa pead ikka jube täpselt teadma, mida sa teha tahad ja kellele sa teda teha tahad ja kuidas sa eristud teistest pakkujatest turul. Et see on nagu väga klassikaline, et noh, ma ei tea, et tahaks teha kohvikut, on ju, kes su kliendid on? No kõik inimesed, kõik võivad tulla. Ja kes need kõik on siis? Et noh, reaalselt need võivad olla inimesed Võrust, on ju, Kuressaarelt ja Tallinnast, aga minu küsimus on see, et kas need inimesed Võrust ja Kuressaarest nagu nii väga tulevad ikka su kohvikusse, kui su kohvik on Tallinnas. Nad võivad sinna sattuda, jah? Ja kes on see, kellele sa tahad seda teha, on ju? Kes on see sihtgrupp? Absoluutselt, kes on see sihtgrupp ja kuidas sa siis eristud, et kui sul on seal tänava peal veel 2 kohvikut, mis sa teed teistmoodi? Et inimesi nagu kutsuda. Et see oma niši leidmine on tegelikult, ja see on üleüldse tava töömaailmas ka, mis on see sinu speciality, et miks peaks tööandja sind tahtma. Et see on ettevõtluses samamoodi. Et raha mul kahjuks anda ei ole, ainult nii palju infot. No ma arvan, et see ongi abiks. Väga hea. Me oleme vist täna seda teemat natuke puudutanud, aga selline küsimus, et kui sul on soov töötada ettevõtjana või siis soov töötada organisatsioonis, et kuidas mõista, milline suund sobib just sulle kõige paremini vastavalt siis sinu tugevuste, huvide ja eesmärkide põhjal? Organisatsiooni puhul on ka see, kas see on suur või väike. Kas see on Eesti või rahvusvaheline. Et jällegi, igal ühel oma teemad, eks. Et kui ma ikkagi olen eluaeg olnud iseseisev ja mulle ei meeldi kellegile alluda, no, või mulle ei meeldi, et keegi mulle pidevalt annab mingisuguseid käsklusi, siis see juba nii-öelda See on juba märk. See on juba märk sellest. Aga samas, kui tegemist on näiteks väiksema ettevõttega, kus omanik võib-olla ongi selline, kes annabki rohkem vastutust, eks ju, ei kontrolli nii palju, ma usun, et seal võib ka päris hästi hakkama saada. Et on lihtsalt mingid konkreetsed kokkulepped, tähtaeg on selline, olgu tehtud, kuidas teed oma asi, siis juba sobib, eks ju. Aga kui ma olen inimene, kellele meeldib, et on mingid asjad hästi konkreetselt paigas, et ei ole selliseid ujuvaid asju, no siis see tõenäoliselt saab olema suurem organisatsioon ja noh, siis on see küsimus, et kas ma tahaks olla siis avalikus sektoris või erasektoris ja on see siis Eesti firma, on see siis mõni rahvusvaheline ettevõte, et rahvusvahelistes on ka ju võimalus liikuda Eestist väljapoole, et siis on juba need teemad, et kuidas sa ise oma nagu mõtteid oled sättinud.
et jah, siin ei ole jällegi niisugust nagu õiget ega valet vastust ja mõnikord tasubki katsetada natuke väikest firmat, suuremat firmat, et kus ma ennast nagu paremini tunneks. Just katsetadagi neid erinevaid keskkondi, et ja, mis sulle sobib, kus sa suudad kõige paremini nii-öelda ujuda. Ja teine asi on see, et kui me vaatame nüüd tänast töömaailma, siis viimane oli, et 1,8 aastat peetakse nagu startup induses näiteks niisuguseks normaalseks, kui sa vahetad töökohta. Et ja ma ei vaidle sellele vastu absoluutselt, et see võibki nii olla, olenevalt ametipositsioonist ja oleneb sinu õppimiskiirusest ja mõnikord ongi, et sa oled nagu, no ütleme, pool aastat ikkagi läheb sisseelamiseks. See on kindel. Et siis sa hakkad aduma reeglina, mis üldse toimub. Aga siuke klassikaline karjääriteooria ütleb, et spetsialistiks saamisel läheb umbes 10 000 töötundi. No kui see ära arvutada, siis see tuleb umbes 5 aastat. 5 aastat on täna natuke pikk aeg, et ma võtaks natukene maha, aga jah, et selline 1,8 kuni 5 aastat, et siis on nagu väga okei seda tööd vahetada, aga samas jällegi, kui ikkagi seal ettevõttes või asutuses sa tunned ennast füüsiliselt halvasti, siis palun ära jää sinna tiksuma, sest see päädib tavaliselt ikkagi sinu enda läbipõlemise või depressiooni või jumal teab millega ja siis kõike seda hakata parandama ja lappima ja siis mul on vaja ikkagi uut töökohta, sest et mul on vaja raha, eks ju, ja siis on see nõiaratas, mis tuleb ja sellest on päris keeruline välja saada. Mul oli täpselt ühe tuttavaga oli niimoodi, et kui ma tal külas käisin, et siis ta ka nagu kurtis, et jaa, et kõik on seal organisatsioonis nii halb, aga ta nagu ei tahtnud ära tulla ja no lõpuks see päädiski sellega, nagu sa ütlesid, et oligi läbipõlemine. Et jah, ma ise jagan ka seda mõtet, et kui ikkagi seal see õhkkond on juba niivõrd selline toksiline, et siis tasub juba ära tulla. Et praktiline kogemus, kui on toredad kolleegid ja kehva töö, siis seal kannatab nagu pikemalt vastu pidada. Aga kui on jube tore töö ja hästi kehvad kolleegid, siis need kolleegid rikuvad selle toreda töö alati ära. Et nii on lihtsalt. Et inimesed loevad ikkagi. Hästi palju, jah. Et kui mul on ikkagi, nii-öelda see on see tööpestikas, eks ju, et kui see on olemas, siis on juba palju lihtsam. Aga see sisse sulamine võtab alati aega ja et jah. Aga kui ikkagi jah, nagu sa rääkisid oma tuttavast, siis on aeg nagu hakata ringi vaatama, et see ei pea ju kohe ära tulema. Sa võid seda teha, aga võib-olla siis sa lihtsalt kandideerid, et mul oma tuttav, kes töötas tõesti hästi toksilises keskkonnas, tema täitsa niimoodi konkreetselt aasta otsa kogus raha ja siis lõpetas töötamise ära, tuli töölt ära, natukene taastus ja siis läks edasi. Et sa pead ikkagi ennast hoidma, sa pead arvestama, sind on üks, sul on ühe inimese jõud, aga samas on see, et ma ei soovita ka nii-öelda kohe alla anda, eks ju. Et selline tuleb sellist head tasakaalu otsida, no, ja ega mida nooremad me oleme, seda keerulisem on seda tasakaalu võib-olla leida, et me nii-öelda kipume ühest skaala otsast teise kogu aeg nagu tiksuma, aga võtame need kogemused ja tegelikult siis saab seda balanssi päris hästi leida, aga see on hästi teadlik toimetamine. Jah. Et kui ülikooli minna ei plaani või siis teedki vaheaasta, ei saanud ülikooli, kui tahad, et kus siis leida neid koolitusi ja kursuseid? Et haridusportaal.edu.ee, ma ei tea, on see teile tuttav leht, eks, et seal on tasuta kursused. Siis tegelikult vaadata Facebookis ringi, erinevad sotsiaalmeediaplatvormid, sealt tegelikult tuleb päris palju infot. Töötukassa näiteks teeb erinevaid seminare, et kes viitsib ja julgeb meie kodulehele minna, et seal on eraldi seminaride rubriik, just lõppes tehisaru valdkonna pool, ettevõtlus lõppes ja nüüd peaks tulema, kas oli
tööõigusega seotud seminarid, et soovitan seda jälgida. Ja kellel on alust ka Töötukassasse arvele tulla, eks ju, et siis on koolituste võimalus, aga see koolitusvajadus peab siis ka väga hästi olema põhjendatud ja väga tihti see siis saabki olla näiteks sinu tulevaste õpingutega seotud, kuhu sa tööle tahad minna, mida sa tahad teha, et see ei ole nii, et ma tulen, et andke mulle nüüd, ma teeks midagi, aga see peab olema nagu sihitatud ja nagu samamoodi Käti, sa ütlesid, et sa käisid ka koolitusel, eks ju, sellel ajal, kui sul vaheaasta oli. Kas see aitas sind kooli sisse saamisel? Või on Ma see siin? õppisin lasteaia kasvatajassistendiks. Okei, aga on see sind õpingutes kuidagi aidanud või? Mul oli see, et ma sain peale seda, ma käisin lasteaias tööl Okay. selle vaheaasta lõpuni nii-öelda. Et mõistlik on vaadata ka seda, et kuhu pool sa tahad õppima minna, et siis see annab jälle sellise lisa võib-olla siukse hea kiki, et Mu üks ülikooli valikutest oli Tartu Ülikoolis see koolieelikute pedagoogika. ja ma sain sinna ka sisse, aga ma valisin ikkagi noorsootöö. Noorsootöö. Ja, aga samas jällegi see koolitus, mis sa läbisid, seal on ikkagi mõned elemendid, inimese see areng, eks ju, see arengupsühholoogia, see on ikka sama ju. Ja, see meil oli vist ühes aines oligi ju täitsa juttu. ja, Nüüd ei mäleta, mis aine see oli, aga meil oli. oli küll, jah. See vist eelmine semester või üle-eelmine. Et alustame ikka kõik kuskilt sama koha pealt, on ju, et see kohe annab nagu juurde. Ja siis eks ju noorsootöö, et see, ma ei tea, kas ilmselt kõik tudengid ei tea seda, aga teie teate tõenäoliselt, et inimese, mis osa ajust tegeleb otsuste tegemisega? Siin ees. Ja otsmikusagar, jah. Ja siis siuke 5-25 eluaastani on ta nagu suhteliselt ta ei ole tühikäigul, aga vist keegi kunagi ütles selle kohta, et see on nagu rongiõnnetus. Nii et natuke endale nagu armu ka anda, et lihtsalt ongi me mida nooremad me oleme, seda rohkem me teeme emotsioonide pealt otsuseid. Et aga ega ma ei saa öelda karjäärinõustajana, et emotsioonide pealt tehtud otsused alati valed on. Aga peaasi, et see su nii-öelda tervist ei ohusta. Võib-olla mina tooks selle asja, et kui see su tervist ei ohusta, siis on nagu hästi, kui sa teed emotsiooni pealt ka. Et jah, et võib teha emotsioonide pealt, aga siis seal peab olema ka mingisugune nii-öelda päris põhjus, et see ei tule nagu niimoodi nipsus kohe, et meil vist ühes aines oli isegi juttu, et vahepeal inimesel nagu viskab see karp pealt ära ja siis nagu peab oskama nagu seda nii-öelda kinni panna. Ja. Aeg-ajalt. Ja, et see 10 lugemine või mis iganes, et tegelikult aitab päris kenasti. Et see ongi see sama, aga aeg-ajalt see emotsiooniotsus ei ole ka väga vale, sest ka karjäärinõustamisel, kui inimesed jõuavad meieni, siis on meil päris mitu sellist toimetamist, mis ongi emotsiooni pealt, tuleb otsus teha. Sest öeldakse, et esimene emotsioon on ju õige. Aga ongi see koht, et mis vanuses ma olen, mis on minu taust, kuidas ma olen elanud ja siis need kõik asjad hakkavad mängima. Jah. Lõpetuseks siis selline küsimus ka, et kui sa saaksid anda igaühele ühe soovituse, kuidas oma karjääri edukalt kujundada või kujundama hakata, siis mis see oleks? Usalda iseennast. Sest kogemus näitab, et ka 9. klass juba päris hästi tunneb ennast, kui ta on viitsinud sellega tegeleda. Sest see on sinu elu, sina kujundad seda ja kui sa tahad, et sinu elu läheb nii, nagu sa ise tahad, siis sa pead neid otsuseid ise tegema. Sa võid tulla abi küsima, näiteks karjäärinõustajate käest arutlema, aga otsused pead sa ikkagi tegema lähtumises sinust endast ja valesid otsuseid ei ole. On natuke õigemad ja natuke mitte nii õiged, aga üldiselt on neid võimalus ka tavaliselt ümber pöörata. Et anna endale võimalus. Või näiteks nagu meil siin alguses juttu oligi, et see karjäär ongi nagu kogu see protsess, et see on ka osa protsessist. Ja, et
kui ma lõpetasin magistrit, siis meil see kõnepidaja tõi Toomas Hendrik Ilvese ühe lause välja, et kõik otseteed viivad rappa. Kuidas nüüd me seda tõlgendame, see on meie enda asi, eks ju, aga isegi kui ma ei lähe sirget teed pidi, et kui ma oskan õppida kõikidest nendest kõrvalpõigetest, siis tegelikult on mul lõpuks rohkem kogemusi versus sellel inimesel, kes on käinud sirgelt. Ja füüsika polnud üldse minu lemmikaine gümnaasiumis, ülikoolis olin ülikõva, aga füüsikaga on niimoodi, et mul siit Instagramis jooksis ette, et kui see kuul jookseb renni pidi, mis on nagu sile, siis see kuuli kiirus on tegelikult palju väiksem kui see kuul, mis jookseb rennist, mis on nii-öelda kõveratega, eks ju, üles-alla. Nii et ma arvan, et see on päris hea võrdlus. Jah. Aga aitäh, Marika, et tulid meie podcasti ja kuulajad said kindlasti palju uut. Aitäh, et te kutsusite ja ma tõesti loodan, et nad said midagi, mida kaasa võtta. Küsin veel lõppu ühe asja veel, et kui kuulajal peaks tekkima lisaküsimusi nii-öelda üldse karjääri nõustamise kohta, siis et kus oleks võimalik abi saada? Tallinna karjäärikeskusest, kui on tegemist, eks ju, Põhja-Eesti inimesega, Tartus on meil, tegelikult igas maakonnas on karjäärinõustajad olemas, lihtsalt lähed e-töötukassasse, broneerid endale karjäärinõustamise aja ja saadki spetsialistiga rääkida. Ja mingi probleemi ei ole, kõik on tasuta. Jah. Siis väiksed reklaamiminutid, et meid leiab Spotify's, YouTube'is, Instagramis, Facebookis, TikTokis. Et kindlasti jälgige meid endale sobivatel platvormidel ja siis maikuus toimub meil uus töötuba koos Kristina Pirk-Vellemaaga, kellega me tegime eelmise episoodi, et kohti on veel alles, kindlasti tulge ja aitäh, et kuulasite. Soovime teile ilusat kandideerimisaega ja üldse head aega teile.